On siin midagi kuulda või? On küll. Tere kõigile head sundüürnikud ja head saatuse kaaslased, ma julgen öelda. Mul on hea meel, et seda üritust korraldatakse nüüd praegu peale valimisi, sest muidu oleks meid süüdistatud nagu aastaid sellepärast, et me seame jälle need sundüürnikud oma valimisvankri ette. Aga see pole ju nii ja meis pole kunagi tahetud aru saada, et meid on sunniviisiliselt korteritest ja elamistest välja tõstetud. See küsimus on aastaid, aga mitte keegi ei taha sellest aru saada. Isegi siin saalis ei saada sellest aru. Ja teine küsimus. Alati küsitakse, et miks sundüürnik, et miks mitte üürnik või isegi et eelisüürnik. Aga sellepärast, et me ei ole mitte keegi ju ise oma saatust valinud. Meid on sunniviisiliselt riigi, oma riigi poliitilise otsusega, mitte võõrriigi, vaid Eesti riigi, vaba Eesti riigi küsimus on see olnud ja neid on välja tõstetud majadest riigi poliitilise otsusega. Ja mitte kuskilt me pole aastakümneid absoluutselt abi saanud. Kahjuks on see niimoodi. Ma võin teile öelda, et me kõik, eks ole, kes me siin peaaegu oleme ja kelle vanus lubab, oleme küll kaitsnud seda maja, oleme Balti ketis seisnud, oleme nii-öelda kõik teinud, telemaja kaitsnud, me oleme kõik teinud endast olenema, ootasime riiki, ootasime oma riiki. Aga mis on juhtunud? Meie Eesti põliseestlased ei ole saanud oma korterit erastada, EVP-de eest oma elamist erastada. Ja meilt on ju see oma kodu võetud nii-öelda ära. Meil öeldi Liia Hänni poolt, reformiminister tollane, kes seda reformi läbi viis, et minge üüriturule. Kus on see üüriturg sundüürniku jaoks? Kes olid üüriturul? Igasugused maherdajad, kõik võimaldas ja mis seal tehti. Te teate ju väga neid kinnisvaratehinguid ja mis seal tehti. Meil ei olnud ju üüriturul mingit raha. Meile öeldi, et võtke laenu. No mis meil oli laenu pandiks anda? Elamistki ei olnud. Meil ei olnudki muud, kui me lihtsalt meid tõsteti sõna otseses mõttes uuse alla. See väljend on pärit kunagisest Klokka saatest. Aga kui meid ei oleks olnud, ei oleks ka neid elamisi enam olnud. Neid elamisi, kus me elasime, neid enam alles ei oleks. Need oleks nullväärtusega täna. Sellepärast, et ma toon teile näite. Kus me ise elasime Nõmmel Heimariga. Meil oli niisugune puumaja, 3 perekonda oli seal. Kõik sai ju ise tehtud. Elekter sisse toodud, kaevatud kraavid, vesi, veevärk, kõik ehitatud kõrvalhooned, pesuköök nagu tol ajal oli. Me oleme kõik seda ise neid maja, minu ema värgis ära. Me oleme rajanud sinna õunapuaiad, marjapuaiad, me oleme varemed laiali siin, kõik me oleme teinud. Aga see võetigi meilt ära, sest mida paremini keegi midagi tegi, seda rohkem seda taheti. Ja kes need endale kõik tegelikult said. Meil oli täielik õigus seal elada. Meil oli order olemas, meil anti ametlikult order. Ja päris väljendi järgi, ametliku järgi loen teile ette, me olime elamispinna kasutajad määramatuks ajaks. Me ei olnud isegi üürnikud. Et nii need asjad on tegelikult ajalooliselt olnud ja kui ma teile praegu ütlen, et mis kõik on tehtud selle ajaga, et kui see ümberjagamine toimus, see ei olnudki tagastamine, see oli ümberjagamine, kõike krahmati, võeti endale, kui palju libatehinguid oli, kui palju kohtuprotsessi oli, need inimesed on surnud, paljud teavad neid inimesi. Need ei elandki lõpuks seda üle. Ja me ei teadnud nendest tagastamistest mitte midagi. Meile ei näidatud pabereid. Meid ei astu üldse sinna ligigi. Neid asju tehti väljaspool kõik maailmas kehtivaid pärimisõigusi. Neid asju tehti täiesti nii, nagu taheti. Tagastati küll surnutele ja välismaal elanikele, keda polnud olemas. Kõike tehti ja kõike lubati ja sundüürnik ei saadud mitte kusagilt ega kunagi mitte mingisugust õigust. Kahjuks oli see niimoodi. Ja nüüd ma räägin teile sellest, et võt see sama maja. Ma olen siin olnud 5 koosseisu olnud siin. Ja kui te küsite, et miks me midagi ei teinud, siis siin võib ka Helle Kalda kinnitada,
ja paljud ja Heimar Lenk, kellega me eluaeg oleme neid asju koos teinud ja Urmi Reinde, et me tegime sadu arupärimisi, me tegime sadu eelnõusid, me käisime presidentide poole, pöördusime. Ainuke president, kes meist sai aru, oli Arnold Rüütel ja kutsus meid siis Kadriorgu. Mitte ükski teine president. Praegune tänane president ei ole meile vastanud, tal ei ole seda aega meile määratud, mis me saaksime kohtuda. Õiguskantsler, kui palju oleme pöördunud, kui palju siin saalis on ta istunud ja me oleme saanud talt küsida. Ja ta on alati vastanud umbes nii, et see probleem ei ole nii oluline ja laheneb aja. Mõte on selles olnud. Me oleme kõik, isegi Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördunud. Aga kui sul ei ole täit võimu, et sul on täielik võim, sest ainult praegu Keskerakond on siiski, jah, nüüd lähen poliitiliseks tegelenud nende küsimustega. Kui sul ei ole nii palju hääli, et midagi vastu võtta, siis sa ei saa seda kunagi tehtud, mitte kunagi. Ja Mart Laari plakat on siin, Mart Laar oli selle kõige algataja. Kõik see ideed tulid ju sealt tegelikult. Nii et need asjad on olnud palju hullemad, kui me ette kujutame ja te küsite täna, et mis meist saab ja kuidas saab. Ma ütlen, et see küsimus on nüüd midagi sellist, et tulevased põlvkonnad ehk kuidagi moodi oskavad sellele oma hinnangu anda, sellele kohutavale ajajärgule, mis on meis olnud, me kanname seda musta perioodi kaasas, me isegi ei taha sellest rääkida, sest see on niivõrd valus. See on niivõrd valus, meie inimesed on surnud nendest koormatest. Ja kui veel rääkida, kes on tegelenud, jah, 5000 korterit Edgar Savisaar, munitsipaalkorterit Tallinnas ehitas. Selleks, et Tallinna inimesi aidata. Selleks. Aga see on kõik riigi küsimus, see ei ole Tallinna linna küsimus. Üle-eestiline küsimus, sundüürnikke on Tartus, Põltsamaal, igal pool tegelikult. Nii et, ja Jüri Ratase aeg tehti ka riiklik komisjon omandireformi lahendamiseks. 2 aastat, teate küll, mismoodi komisjonid töötavad, 2 aastat kirjutati üks raamat, lõpuks isegi öeldi kuskil niimoodi ääriveeri, et see on ülekohus olnud, aga sinna see asi lõppes. Ja omandireformi reservkassast, mis on kogutud ju sundüürnikele ja nende probleemide lahendamisele, sealt pole kunagi ühtegi kopikat sundüürnikule võetud, sealt on tehtud, ma ei tea, taastatud tõllakuure, igasuguseid muid objekte, aga selleks kirikuid isegi, aga mitte sundüürnikele. Nii et see asi on üks väga häbiväärne peatükk ja tahan teile öelda, et õnneks on siin ka täna nooremaid, et need küsimused ei jääks niimoodi seisma, sest loodetakse, et küll see läheb üle, see põlvkond lahkub ja paljud ongi lahkunud, aga me ei saa seda niimoodi jätta. Kas on nii? Nõus? Aitäh! Võitleme koos! Midagi 3. korda. Esiteks öelda, et kui mulle Karin helistas, mul ei ole Facebooki. Ma lõpetasin Facebooki ära siis, kui laussõimamine hakkas pihta ja nagu ilma selletagi on omandireform väga palju haiget teinud, et mulle ka veel laussõimamist. Aga mul on suur tänu Karinile, et ta mulle helistas ja teadis, et selline ma olin saus olla, ma arvasin, et kui ma kohtun 10 inimesega, olen ma väga-väga rõõmus. Aga et ma näen teid nii palju, mul on ainult kurb, et me kõik oleme jäänud vanemaks, aga jumal tänatud, me oleme sama ilusad edasi. Et ma täna näen nii palju inimesi. Peab ütlema, et ma ei hakka kordama kõike seda, mida rääkis juba Marika. Ma arvan, et igal ühel oma saatus olnud, igal ühel oma mäletused ja igal paljud on juba kalm, kuhu kohta ta läheb, viib külla, kes on meie hulgast lahkunud. Mina pean ütlema, et mul on tohutult hea meel, et Keskerakond võitis ja teeb täna Tallinnas koalitsiooni ja tal on enamus võima. Et tegelikult kohalikul omavalitsusel on väga suur õigus ja kohustus lahendada ja tegeleda küsimusega, nagu on tagastatud majas elavate üürniku küsimused. Et täna on võimalik muuta, esiteks alustame võtta kõik need samad munitsipaalmajad. See on Tallinna linna pool 5000 korteriga programmis, eluase,
ja need küsimused on Tallinn teinud, tema ehitas need majad ja temal on õigus ka nende küsimusega lahendada. Kõik need üürilepingud, mis on tegelikult, kuidas ma ütlen, et laus mõnitab, et see on umbes samamoodi, et sotsiaaltoetus peab minema inimene, kellel on juba jalg 5 aastat tagasi kadunud, teda peab ikka 3 aasta tagasi minema ja näitama, kas tal on jalg kasvanud. Läbipealt on samamoodi need küsimused, et need lepingud, see on otseselt Tallinna küsimus. See on kohaliku omavalitsuse küsimus ja ma arvan, et Marika on ääretult tubli, ta oli Toompeal väga tubli, ta on kogu aeg olnud selles, et ta võtab selle küsimuse, ta on volikogu liige ja selle küsimus, tal ei ole see kerge. Ma ei ütle absoluutselt, et see oleks kõik kerge. Arvad, et kõik ka Keskerakond on selle küsimusega, nad seda pole kursis ja leiavad, et midagi muud on ja see on ka mõistetav, aga seda küsimus saab tegelikult volikogu tasandil lahendada. 5 aastat on ühtepidi lühikavad, aga teistpidi on ta paras aeg ja see küsimus lõpetult lahendada. Ja on võimalik, et need, siin ei ole isegi ju absoluutselt Tallinn ei pea kulutama raha, vaid need samad inimesed maksavad üüri, aga kui nad saavad erastada selle korteri või ostuõigusega osta, siis saab Tallinna ju vastupidi natukene omale, sest ka Tallinnal on tegelikult eluasemefond, mitte ainult riigil. Ka Tallinnal eluasemefondi raha saab ju taotleda välja, sest oli eluasemefondi raha, mis ka mujale ja seda saab ju tegelikult taastada. Ja see raha, mis tuli nagu asustamisõigusega müüki, mis oleks pidanud korterid meile minema üle 3000, tegi Tallinn. Ja see raha, mis koondus, on ju otseselt küsimus, mida lahendab needsamad munitsipaalmajadesse. Ja needsamad inimesed saaksid ju eesõigusega osta need korterid ära. Nii on neid ju Tallinnas päris palju ja nagu ma täna siin ka nägin ja kuulsin, kahjuks peab ütlema, et tõesti ei tunne enam ära inimesi, et need ju saaksid koonduda, teha oma ettepanekud. Te peaksite minu arust tulema kokku rahulikult ja panema paberi peale täpsemalt punktid, mida ja kuidas moodi jõudma omavahel kompromissida, kuidas moodi minna ja siis kohdada kindlasti. Olen ka nõus alati tulema appi, kui on vaja. Karina number olemas, kutsuda Marika, Tallinna volikogus kutsuda keskfraktsiooni inimesi, kes toetab ja selle teemaga alustada tegemist. See ei ole sugugi, mida nüüd ei ole võimalik. On ju võimalik, vähemalt proovima peaks. Jah, küsimus on loomulikult selles, et Tallinna linna kohustus ja ka see on riigil. Seesama, mis minu selja taga on, nende kohustus, et kõik sundüürnikud, kõik see ülekohus, mis on, et need inimesed, kes on pidanud laenud võtma, see ei ole Tallinna küsimus. See on tõesti riigi õigusaktid peab muutma ja seda küsimust lahendama. Aga praegu alustada kas või munitsipaalmajade inimeste küsimusega oleks minu arust õige aeg. Kui oleks tulnud, jah, ma olen nõus ka Marikaga, on valimisi, oleks öeldud, vot nüüd on valimis see kõik ja puha. Te olete teinud valimised mööda, te olete oma otsused teinud ja selle tulemusena saaks alustada seda küsimust lahendada. Aga selleks ma soovin teile kõigile jõudu. Veel kord sügav kummardus teie ees, et te tulite ikka kokku ja et te võitlete oma kodudest. Kõik ilusad teile. Olge hoitud. Tegija oleme ka, ma olen püüdnud enda poolt teha, mis ma olen saanud, et olen lõpmatuseni kirjutanud neid kirju, kui te olete ilmselt Facebookist lugenud, eks ole, et aga ei vasta mitte üks erakond, ei vasta mitte üks, ainult Keskerakond vasta. Jah, Marika oli ainult kes vastas, mitte keegi. Ei vasta, president ei vasta, õiguskantsler ei vasta mitte keegi, eks ole. Aga kui meil ikkagi seda raha nüüd enam vist ei ole, mis on meie fond,
sinna tuleb juurde kogu aeg, aga nad ei kasuta. aga kas seda ei saaks siis meie huvides kuidagi ära kasutada? Ei saa, ei ole saanud. Siiamaani Riigikogus oleme olnud. Meil tuli suur pahandus, kui me tegime parandusettepaneku panna sundüürikele kasutada ja mitte panna sinna tõllakuuridele ja kõik. Sellest tuli suur skandaal, isegi Ratasel selle poolt. Ja siis see seisab, eks ole? No see on, sellestki on aega möödas, jah. See raha ei seisa, seda kasutatakse kogu aeg, aga terve iseseisvumisaeg ei ole seda sundüürnikele kasutatud, vaid igale poole mujale topitud. Aga kas seda raha ei võiks maksta näiteks sellele ehitajale, kes need majad ehitab? Ei no mis ehitajale? See praegu ju maksab linn sellele ehitajale. No linn on üks, aga see on üle Eesti küsimus ja Riigikogu tegeleb nagu riigi tasandil seadustega, mitte Tallinna linna seadustega. Et seda raha tähendab meie, need, kes on valitsuses, kelle käes on peaministritool, nemad nende asjadega õiendavad ja koalitsioon, noh, saate aru. Aga alati on ju nii, et mitu parteid on koos. Ega meil ei ole olnud 60% Toompea häältest mitte kunagi, et me saame ise ka midagi ära teha. Ikka tuleb kokku leppida, aga muidugi ei ole sotsid selle poolt olnud, ei ole Isamaa selle poolt olnud, Reformierakond ammugi, kuigi kui see sundüürnike teema üldse tekkis, polnud veel Reformierakond. Lähme edasi selle asjaga, lähme edasi ja me ei tohi seisma jätta seisma ja me peame endast kogu aeg märku andma, lõpmatuseni peame neid tüütama, kuni neid on ükskord meist siiber, et nad midagi teevad. Kas veel tahab keegi rääkida? Добрый день. Всем живым добрый день. Сегодня Юрник все, к сожалению, уже в очень пожилом возрасте. Когда нас лишили жилья, мы все были молодые, очень сильные, здоровые и верили, что все-таки нас не оставят без дома. Я знаю, что оставить эстонца без жилого дома – это трагедия, как и любого человека. Я также пострадала на улице Поска, 9. Вы знаете, там жили две замечательные, умнейшие, интеллигентнейшие эстонки в своих квартирах. Я лично простояла 10 лет в пикете у президентского дворца. Я была очень активна и не могла поверить, что можно выселить из дома, который я сделала крышу, поремонтировала дом весь, потому что там, да, но, к сожалению, мои милейшие Хильда, Провомахлопу говорили: Нина, не надо, нас не выселят. Этого не может быть, им было где-то под 80 лет. К сожалению, пришел мальчик из Стокгольма, назвался племянником, выселил без права компенсации. А мои милые дамы, которые ходили в ажурных перчаточках, в старом городе в кафе, в вязаных шапочках, ушли в мир иной. У них был инсульт. Я неоднократно говорила, как можно поступать так со своим народом. 5000 эстонцев. Эстония – это очень маленькая страна, маленькая. И каждый человек здесь ценность. Почему живущие люди, которые когда-то в трудное время не покинули страну, через море не уехали в Швецию, Финляндию, остались здесь, потом вынуждены были уйти в мир иной? За что так государство поступает с этими трудолюбивыми, прекрасными гражданами этой маленькой страны? 34 года в моем доме на улице Эрика Кольм-Тейст-А ушли из жизни очень многие сюндиюрник. Их быстро выселяют, никого не прописывают. Сыновья, дети, дочери не имеют права жить и заселяются работники муниципальных служб. Так что я не знаю. Лично я пошла бы точно на штурм наших партий.
Они нас не слышат. Я бы отнесла портреты там, я знаю, не раз была в Ригикогу. Я видела там, где выставки делают. Я бы сделала выставку плачущих, униженных, брошенных, забытых 5000 эстонцев. Surtenan teile ja aitäh! Näha, et teid on nii palju ja te seisate enda õiguste eest. Et ma olen siin nüüd eile valmistusin kõneks ja panin selle nii-öelda kirja ka, sest kui oma nii-öelda peast hakata siin midagi rääkima, võib-olla läheb midagi kaotsi. Head Eestimaa inimesed, armsad kaasmaalased. Täna oleme siia Riigikogu ette kogunenud, et seista vastu riiklikule ülekohtule, mis on kestnud juba üle 30 aasta. See ei ole pelgalt üks ametlik arusaamatus või seaduse viga. See on inimese kannatus, mis on jäänud tähelepanuta liiga kauaks. Kui 1990. aastate alguses haldusreformi ellu viidi, usuti, et see toob õigluse ja korda. Kuid tänaseks peab tõdema, see reform on täielikult läbi kukkunud. Oleme ringiga jõudnud tagasi algusesse, kuid olukord on veel hullem kui toona, 1991 aastal. Pigem oleks võinud see reform üldse olemata jääda. Tollal nähti tagastatavat kinnisvara kui lotovõitu mõnele väliseestlasele, kes sõjapõgenikuna oli ammu maha matnud igasuguse lootuse Eestist midagi tagasi saada. Ometi tuli nende varad tagasi mitte okupantidelt, vaid meie oma inimestelt. Nendelt, kes olid siin, kes olid need kodud 50 aasta jooksul üles ehitanud ja pidanud neid oma ainsaks koduks. Nad ei olnud süüdi, nad olid lihtsalt sattunud süsteemi, mis muutus üle öö ja selle muutuse järel jäi õiglus jalgu bürokraatiale. Täna aga on olukord veelgi traagilisem, sest ülekohtu all kannatavad inimesed ei pea enam vaatama Moskva poole, vaid omaenda riigi poole, Eesti Vabariigi poole, mis on justkui Nõukogude Liiduga kohad vahetanud. See on valus tõdemus, aga see on tõsi. Ja mis kõige kurvem, riik on hakanud probleemi eitama. Riik ei taha tunnistada, et viga on tehtud. Riik ei taha näha inimesi, kelle elu on selle vea tõttu rikutud. Riik hoiab eemale, vaikib ja loeb aega, nagu kõik laheneks ise. Aga 30 aastat ei ole midagi lahendanud. Head inimesed, need, kes on selle ebaõigluse all kannatanud, on täna seisus, kus tuleb öelda, kas nüüd või mitte kunagi. Meie plaan B ütleme selgelt. See probleem tuleb lahendada riigi tasandil. Kui me tahame, et Eestil oleks tõeliselt õigusriik, siis peab riik taastama usalduse iseenda vastu. Õigus ja õiglus peavad olema mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. See tähendab, et Eesti Vabariik peab naasma esialgsete lubaduste juurde ja täitma need täies ulatuses. See tähendab, et inimestel tuleb anda vastus samaväärne elamine, mis neil kunagi võõrandati, või maksta õiglane hüvitis vastavalt tänasele turuväärtusele. Jah, hinnad ei ole enam need, mis 30 aastat tagasi, aga just see ongi riigile õppetund. Järgmine kord tuleb tegutseda kiiremini ja õiglasemalt. Kui riik peab nüüd maksma kõrget turuhinda, siis see ongi viivis, mis on 30 aastaga kogunenud. See on õiglus, mitte kingitus. Head kaasmaalased, me ei seisa siin viha ega kättemaksus, vaid õiguse ja tõe nimel. Sest kui riik ei seisa oma rahva eest, siis kelle riik ta üldse on? Aeg on täita lubadused, aeg on taastada õiglus, aeg on taastada usk Eesti riiki. Elagu õiglane Eesti, elagu vaba rahvas! No edasi on oluline, et me oleme kogu aeg pildis, et laiali ei läheks. Ja ega siit tuleb nüüd edasi minna, et tuleks ju tegelikult kogu MTÜ, kes hakkaks ka seda asja edasi ajama. Et plaan B ja näiteks nagu Keskerakond ja me anname nagu nii-öelda poliitilise toe selleks. Aga ikkagi edasi peavad inimesed ka endas jõudu leidma, et edasi liikuda. Et
nii ta on. Mina arvan ka seda, et järgmiseks sammuks tulekski siis Tagastati korteri inimestele, nendele järjetuletele, kes kunagi põgenesid kas Kanadasse või Rootsi ja mõned isegi neid korterid said laenuga. Nad võib-olla tegid ainult, nagu minu teada olevat, on Tallinnas Raua tänaval korterid, kus inimesed ainult tegid sissemaksu. Et nad ei olegi seda korterit täiesti välja ja inimesed tõsteti üles, inimesed kaotasid oma korterid. Mina arvan, et see oli vale otsus, halb otsus, nii et see, et me oleme täna siin, me oleme tõesti õige asja eest siin. Teine küsimus, kas plaan B jällegi kasutab seda kui siukest reklaami, nagu kunagi seda tegi Edgar Savisaar. Keskerakond tõstis seda teemat ja ka ei teinud mitte midagi. Võib-olla Edgar tõesti tahtis teha, aga ei leidnud teisi erakondi, ei leidnud teisi inimesed saada siin majas 51 häält sellele taga. Aga võib-olla ka Keskerakond ja Edgar Savisaar kasutasid seda kui, nii ütleme, poliitloosungid jällegi enne mingid järjekordseid valimisi. Ei tea, mina usun, et plaan B on inimeste eest, ma usun, et plaan B tõstis õige küsimuse ja muidugi selle küsimusega peab tegelema. Te näete praegu siin Riigikogu liikmed ei kuule mitte kedagi, nad ei sõltugi inimestest. Nende koht siin sõltub sellest, kuidas suhted nad ehitavad erakonna esimehega või erakonna juhatusega. Siia ei saa inimesed, kes koguvad hääli. Siia saavad inimesed, kes saavad kõrgema koha valimisnimekirja. Sest tavaliselt ükskord olid valimised mingi 8 aastat tagasi, ma mäletan, Valga, Võru, Põlvamaa koos Riigikogu valimised ja inimesed said sisse, kellel oli 1500 häält. Ja see, kellel oli Valgas 2000 häält, ei saanud sisse. Sest olenes kohast valimisnimekirjad. Keda erakonna esimees, erakonna juhatus paneb ette. Aga muidugi need küsimused peab tõstma, peab rääkima. Muidugi siin on ka ausaid ja häid Riigikogu liikmeid. Lihtsalt üksi ei saa midagi teha, on vaja erakonna toetust, on vaja saada iga hea ja õige asja juurde ikka seda 51 häält. Te näete, mida praegu valitsus teeb. Minu arvates kõige hullem erakond on Reformierakond. Need on absoluutselt inimeste vastu. Varem ma mõtlesin, et nad on rikaste poolt, et see on rikaste erakond. Aga vaatades seda, kuidas nad tõstavad maksud, mis seadused nad võtavad vastu, nüüd ma isegi ei tea, keda nad esindavad. No mina ise arvan, et Brüsselit, aga mul on tunne, et kui nad oleks rikaste erakond, siis rikkad ka peaks neid juba ammu korrale kutsuma selle eest, mis nad teevad. Aga no te näete, olid valimised olid ausad ja me näeme need tulemused, mis on plaan B. Andro Roos sai Tartus 400 häält, arvestades seda, et plaan B on tundmatu, esimene kord osales. Mina arvan, et Andro puhul see on Tartus suur ja hea tulemus. Vaatades teisi erakondi, ma ütlen teile ausalt, mul on tunne, et läks õieti. Kuigi mina isiklikult olen elektroonilise hääletamise vastu, mina arvan, et hääletamine peab toimuma üks päev, see peab olema pühapäev 8-8 ja kõik. Et ei oleks elektroonilist hääletamist ja et ei oleks mingit eelhääletamist. Üks päev, pühapäev 8-8 ei saanud, no ei saanud, järgmine kord tuleb. Aga mitte nii, nagu see praegu meil toimub. Aga see on minu isiklik arvamus. Ja mis puudutab meie tänast päeva, siis tõesti, aitäh teile, et tulite, see on õige asi. Mario tegi video pöördumise, kutsus siia inimesi, mina seda nägin 2 päeva tagasi. Inimesed jagasid Facebookis, ma nägin. Ja tõesti sellest peab rääkima, peab leidma teisi toetajaid. Mina kahjuks täna selles majas ei näe, kes võiks selle asja eest seista, sest mul on tunne, et Eesti erakonnad on muutunud tööbürooks, et inimene läheb erakonnast erakonda, lihtsalt otsitakse head töökohta, meie teiega ei tea, võib-olla inimene otse ei saa töökoht, võib-olla kuskile võetakse ta naine või ta poeg või see on niisuguse klassikaaslaste erakonnad. Kindlasti seal on ka ausaid ja häid inimesi, kas nad ei saa üles, et erakond neid ei lase, kardavad, et tuleb mingi teine arvamus või õige arvamus. Mingid teised, me siin võime sel teemal
köökides vaielda, aga kindlasti peab enda eest seisma, peab need küsimused tõstma. Ma juba rääkisin, et Keskerakond ja Edgar seda tõstatas. Ma ei tea, kas praegune Keskerakond sellega tegeleb, aga mina arvan, et see Keskerakond, mis on praegu, on absoluutselt juba teistsugune sellest, mis oli, kui oli Savisaar. Nii et te olete siin ausad, te olete õige asja eest ja muidugi sellest peab rääkima, sellega peab tegema, sest see, mis tehti, et inimesed tõsteti välja, inimesed kaotasid korteri, et paljud nõukogude ajal vahetasid korteri, inimesel oli võimalus vahetada. Keegi andis oma korteri, andis veel raha juurde või auto ja sai see korter kuskil Raua tänaval või kuskil. Inimestel oli valik, ta võis saada korter ka uues majas ja siis ta ei oleks pärast kaotanud, teda ei oleks keegi välja viskanud. Muidugi inimesed kaotasid ja inimeste jaoks, ma olen nende inimestega rääkinud, see oli suur šokk, nii psühholoogiline kui ka tervislik ja muidugi absoluutselt läbimõtlematu halb asi ja näete siiamaani, praegu on aasta 2020, keegi ei ole mitte midagi kellelegi teinud. Keegi ei ole nendest rääkinud, nende õiguste eest seisnud, mitte midagi nendele. Aga võiksid ju ehitada uued majad, anda korterid, kas või väiksem, kas või kuskil äärelinnas, või anda raha, vaadata, palju inimesel oli perekond, palju tal oli ruut, ma ei tea, no kas või mingist asjast võtta kinni, kas või mingist asjast seda rakendust teha. Praegu on nii palju aastaid läinud ja ma ei teagi, kas on need nimekirjad, kes kaotavad, kas on need liidud või ühingud, kes nende eest seisavad. Sellega peab tegelema, Mario siin rääkis, et on vaja juristi ja muidugi siin on vaja palju mida tegema, aga enne on vaja ikka saada inimesi, kes on üldse huvitatud, kes tahavad sellest rääkida, kes tahavad sellega tegeleda. Ja loodame, et plaan B on aus ja tegus uus Eesti erakond ja tõesti nad ei kasuta seda kui uut reklaami enne järgmise Riigikogu valimisi, vaid tõesti hakkavad selle asjaga tegelema ja loodame, et leitakse veel tarku, ausaid ja häid inimesi, kes sellega tegeleb. Ma ütlen paar sõna vene keeles. Дорогие друзья, мы здесь сегодня действительно за честное, за справедливое дело. Действительно, людей в 90-х годах выкинули из их квартир, вернули эти квартиры людям, которые когда-то из Эстонии убежали в Швецию или в Канаду. И даже не этим людям вернули, а их родственникам, их наследникам. И я считаю, что это нечестно, несправедливо, что людей из их квартир выгнали. 35 лет никто ничего не делал, никто не занимался. Да, когда-то центристская партия при Эдгаре этот вопрос поднимала. Сложно сказать, использовал Эдгар Сависар это как пропаганду, как свою рекламу, или действительно хотел помочь людям. Эдгар мог помочь, Эдгар действительно мог этим заниматься, но тоже ничего не сделал. Та партия, которая сейчас центристская, я считаю, что это совсем другая партия. Это не та партия, которая была при Эдгаре Сависаре. Но я сейчас не слышу, чтобы какая-то партия вообще этот вопрос поднимала, и кто-то бы говорил про эту проблему. А проблема ужасная. Людей вынули, они потеряли жилье, стали бомжами. Конечно, это плохо, это ненормально, это дефективно. Надо было людям дать или какую-то компенсацию, чтобы они могли купить на вторичном рынке квартиру. Или надо было дать какие-то новые дома, может быть, на окраине, может быть, меньше. Ну, вот так кидать людей, бросать, делать людей бомжами было не. Я представляю для людей, я общался с этими людьми, какая для них была эта катастрофа. Люди потеряли психологическое здоровье, люди могли и так стать инвалидами. Потому что потерять жилье, да, это же, ну, это кошмар, это хуже ничего не придумаешь. В советское время люди, может быть, переезжали, сдавали свою прежнюю квартиру, отдавали еще машину или доплачивали деньгами. И вот так меняли, чтобы переехать или поближе к центру, или в большую квартиру. И потом вот так в одночасье из-за Мартовара, из-за партии ИСАМа все потеряли, когда это вернули наследникам кого-то, кто когда-то убежал в 40-е годы. И, может быть, даже не имел эту квартиру, может быть, купил ее в кредит и сделал за нее всего лишь первоначальный взнос. Поэтому этот вопрос надо поднимать. Жалко, что партии, которые находятся в парламенте, об этом не говорят. У меня есть чувство, что они вообще не разные партии, а что это одна партия, где люди тусуются из партии в партию, просто чтобы сохранить себе хорошее рабочее место, 4 года чувствовать себя в шоколаде, вот, купить машину дорогую. Мы можем порадоваться за этих людей. Вообще хорошо, что 101 человек живут хорошо.
Но жалко, что все-таки они забывают про обычных людей, забывают про избирателей. Сейчас прошли выборы, и что ни говорить, я считаю, что результат честный. Я считаю, что выборы показали действительно настроение людей, и то, что партия реформ провалилась, получила в Таллине маленький, я считаю, что это честно. Видимо, избиратели партии реформ ушли к социал-демократам, избиратели ЭКРО ушли в Отечество. То есть вот такие происходят движения, хотя я считаю, что выборы должны быть один день. Воскресенье с 8 до 8. Не должно быть электронных выборов, не должно быть никакого предварительного голосования. Один день, воскресенье, с 8 утра до 8. Не пришел, потому что в избирательном участке никто тебе не даст заниматься какой-то ерундой. А в электронные выборы, где-то, может быть, в каком-то доме престарелых собрали ID-карты, может быть, работодатель собрал, мы не знаем. Мы не будем на эту тему фантазировать. Я считаю, что все было честно и правильно. Появилась новая партия, план «Б», и Андра собрал в Тарту большой результат, 400 голосов. Я считаю, что он молодец, что план «Б» состоялся. План «Б» поднял этот вопрос. Будем надеяться, что план «Б» не просто использует это как рекламу перед следующим парламентским выбором, а действительно честно будет этим дальше заниматься. Вы молодцы, вы пришли за честное, справедливое дело. Спасибо вам большое.